No tere, Ants! Tere, Tiina! Ja me teeme oma esimest blogi ja vaja ikkagi ju rääkida inimestele, kes sa oled. Ma olen Ants Värnik, Ja. läbi ja lõhki ja olen 81-aastane. Sa tutvustasid ennast praegu. Jah. Sa esimesena ütled nime, eks ole? Jah. Ja teisena ütlesid vanuse. Jah. Miks? Noh, miks ma niimoodi ütlesin? Nimi on tähtsam kui vanus. Sellega ma olen nõus. Jah. Aga miks sa ütled teisena vanuse? No, seda on juba nii palju, et seda võib-olla ei oleks pidanud üldse ütlema, ma arvan. Kas see on ka selline uhkusasi või? Ei, minul ta ei ole uhkusasi. Aga on inimestel uhkusasi ka? No väga paljud on, mul on öeldud küll nii ja mehed ja sõbrad ja paljud on mul need siit, kus ma elan ümberkaudu, on sõbrad kõik kadunud. Et sul on nagu mingisugune nagu saavutus see, et sa no ma jah, tegelikult jah, ma olen ise ka nüüd viimasel ajal mõtlenud, et see ikka nii palju elada ja niimoodi korras olla, see siit on selge veel. Kas, kui sa nüüd 30-aastasele umbes ütled, et sa oled nii vana nagu sa oled, kas tema tunneb, et see on saavutus sinul? Ei usu. Tähendab, 30-aastaselt sa ei saa aru sellest vanuse kulgumisest üles. Aga kuu aega tagasi vallutas maailma uudisekanaleid uudis, et üks Hollandi mees, ka 69-aastane, noh sinuga võrreldes poisike, nõudis kohtu kaudu, et ta kuulutataks 20 aastat nooremaks ehk 49-aastaseks. Uudisteportaalid noppisid välja selle esimese põhjenduse, et ta tutvumisportaalis Tinder ei saa nagu enam löögile oma 69 aastaga ja 49-ga saaks. Aha. Aga tegelikult oli seal ikkagi palju tõsisemaid põhjuseid. Ja sul mitte kunagi pole oma vanuse tõttu takistusi tehtud? Ma ei tea, ma ei ole tundnud, et mind on see midagi takistanud. Mitte kunagi? Ei, mul ei ole olnud. Jah, ikka on. Kui nüüd on vaja autojuhtimisluba, arstitõendit saada, siis ennem ma sain ju 10 aasta pealt, nüüd pean iga 2 aasta tagant sinna komisjoni minema. Vaat see on. Ja. No arsti juures oled sa ka ju käinud. Kogu aeg. Kas sulle mitte kunagi arstid pole ütelnud, et kuule, meil ei ole mõtet sind ravida, vaata oma passi? Ei, minu perearst küll nihukest asja ei ütle, ta väga hoolitseb ja minu tervise eest ja lohtusi ja kontrollib ja helistab, ise küsib mulle siin kodu, et kuidas sul on ja mis sul on ja... Kas sa tead, et sa oled suur erand? Ei tea, mis erand? Jah. Et mina tahtsin laenu saada ja põhimõtteliselt ei saanud. Et tähendab sain, aga sain liiga lühikeseks ajaks, et ma ei jaksa seda maksta niimoodi. Sellepärast, et ma olen juba nii vana, et pikemaajalist laenu mul ei anta. Ei saa olla õige. Ei, ma ütlen sellepärast, et sa näed tegelikult kõvasti noorem või ja seda ei ütleks nii. Aga näed vanu või tähendab väljanägemise järgi ei anta laenu. Ei anta, jah. Vaadatakse passi. Kuule, Ants, aga kas sa oled kuulnud, et vanuseid on rohkem kui see, mis passis kirjas? Et üks on sul passis kirjas. Jah, on küll. Siis teine, millele viitas ka see Hollandi mees. Et ta tunneb ennast nooremana. Tunneb ennast nooremana. Seda nimetatakse psühholoogiliseks vanuseks. Ja, ega mina ei tunne ka, et ma 81 olen. Ma ise ka mõtlen, et iga mõne naljakas värk 81. Aga siis on inimesel vanus, sotsiaalne vanus, mis on see, mida teised arvavad, et sa oled. Sotsiaalne vanus, ma ei tea, Kui vanaks sind teised peavad? Mulle näiteks, selline nagu ma olen, on öeldud, et ma olen ammu kindlasti vanaema, kui mitte vana-vanaema.
ja samal ajal on mulle öeldud, et issake poleks aimanudki, et teil juba lapsed on. Ahah. See, kuidas teine inimene näeb sinu vanust, sõltub tema vanusest. Nojah. Jah. Ehk see on kõik nii suhteline. No. Siis tead, see veel üks vanus on olemas, funktsionaalne vanus. See on see vanus, mis näitab, kuidas sa siin ühiskonnas oma asjadega kodanikuna hakkama saad. Ja kui sa näiteks ei kasuta arvutit, sa ei oska ühtegi võõrkeelt, siis sa oled suhteliselt abitu. Ja su vanus on nii-öelda 5. Inimene ütleb, et temal pole arvutit vaja ja järgmises lauses ütleb, kui lapsed tulevad mulle külla, siis nad maksavad need arved, mis mul vaja maksta on arvutis. Kuidas siis saab ütelda, et tal pole vaja? Tal ju on siis vaja. Aga mul on samamoodi, mul maksab ka tütar oma arvutiga meie arveid. Miks sa ise ei maksa? Ma ei viitsi. Ta ei viitsi. Aga siis ei ole vaja ütelda, et mul pole vaja. No jah. Vaid ütledki, ma ei viitsi. Jah, täpselt. Oleme ausad. Jah, ei, ma ütlengi ausalt. Täpselt, sa ütlesidki, et sa ei viitsi. Mul on nii kergem. Jah. Nii et funktsionaalse vanusega on sul ka korras. Võib-olla. Lihtsalt sa ei viitsi vahest nii vana olla funktsionaalselt, kui sa võiksid. Nii et me ju ühest vanusest ei räägigi, see on füsioloogiline vanus. No, see on, et kui vana on see keha, milles me elame. No keha on sündimisest saadik. Jaa, aga kuidas ta kulunud on. Ja ühe ja sama vanused inimesed võivad nii-öelda keha kulumise poolest erineda pluss-miinus 10 aastat. Kokku 20 aastat. No jah, see on kõik jah, kuidas sinu tervis, kuidas sa oled nendest hoolitsenud, kuidas sa oled jooksnud, nagu sina jooksed ja käid eravi. Jah, ma olin ennem ka noorust peast, tegin ikka sporti, aga nüüd ei viitsi. Peaks rohkem käima ja... Ta oleks füsioloogilise vanuse poolest ka nagu rohkem kõrgemas vanuses, aga ta jälle ei viitsi. Selline küsimus nagu kui vana on vana. Ükskõik, kus mina sõna võtan või esinemas käin, see küsimus ei jää mitte kunagi tulemata. Mitte kunagi. Ja arvestades, mis me praegu rääkisime, see on mõttetu küsimus. On küll, ongi sellest... Täiesti arulage küsimus. No jaa, kui vana on vana. No see on täiesti individuaalne. Ta tahab teada, et ennast võib-olla võrrelda mõnega. Oi, ma olen noor. Kuule, aga tegelikult ma olen temast vanem. Täpselt. Ollakse ikka väga uudishimulik mitte oma, vaid siis teise vanuse suhtes ka. Et saad võõra inimesega kokku, ikka tahad teada, kui vana ta on. No ma kogu aeg seda nüüd, eriti kui sa lähed vanemaks, siis hakkad allapoole vaatama või ettepoole natuke vaatama, aga rohkem vaatad alla, huvitav, kui vana sa oled, ma tean. Ma ennem... Aga miks sa seda tahad teada? Mis see sulle ütleb? Siis ma võrdleks võib-olla, kuidas ta ka suhelda, rääkida, küsida, mida üldse võid rääkida. Kui on liiga noor, siis see ei ole üldse huvitatud. Eks ole liiga vana, nagu mina, siis ei viitsi. Minul see idee, mis mul seoses vanuse, miks inimesed nii hirmusasti tahavad teada, kui vana see vestluspartner on, kohe nagu täpselt, eks ole. Ta saaks ju tegelikult ise ka aru, nii umbes, et mis vahemikus, aga ta tahab täpselt. Ja mul on selline tunne, et tahetakse võrrelda, et kas ma olen nagu paremas konditsioonis kui tema või halvemas. Ehk sa tahad endale seda jõudu saada teise vanusest. Ja see on õige. Tõesti, ma polnud ennem selle peale mõelnud, aga see on sul õigus, jah. See annab sulle mingisuguse kindluse, siis ma vaatan, sa oled 50-aastane, mul on seda elukogemust või ma tean seda või ma olen rohkem näinud. Mul on see eelis sinu ees. Ja täpselt nii see asi on. Aga kas sa oled kuulnud, et vanuse peale mõtlemine, kui inimene identifitseerib ennast läbi vanuse, ta ei näe ennast kui endist loomaaia-töötajat või mingisuguste oskustega inimest, vaid mõtleb endast ainult läbi oma vanuse.
kas sa tead, et see on ohtlik? Selline mõtlemisviis. No võib-olla küll, ma ei tea, ma ei ole selle peale kunagi mõelnud, ma nii suur vanuse fänn ei ole üldse mõtlema. See on psühholoogia katsetega tehtud kindlaks, et kui inimesele tuletatakse tema vanemat vanust meelde, siis ta käitub või realiseerib ennast vähem, kui ta võimeline on. Ehk inimesed käituvad niimoodi, nagu nad tunnevad, et neilt oodatakse, et me nüüd oleme nõrgemad ja käitudki nõrgemalt. Nojah, see võib olla küll. Nii, aga võtame selle temaatika siis kokku, et pole mõtet mõelda oma vanuste peale ja tuleb mõelda selle peale, kes sa oled, mis sa teed, miks sa siin oled ja vanus tiksub sinust sõltumatult. Ja see on selge. Sellepärast, et maakeraga ei ju ringi ja aastad lähevad iseenesest. Ja sina seda kinni ei pea. Ja mina ei saa kinni ja tagasi ka ei pööra. Nii, kui maakera on nüüd natuke jälle edasi pööranud, siis me kohtume uuesti. Selge, aitäh, nägemist.